Meie ustavad ja kauaaegsed pointide vaatajad kindlasti on juba kursis, et Tamronil on uus äge objektiiv, mis on siis 15–30 mm, millest me tegelikult oleme juba mingid ülevaated teinud. Aga täna me vaatame seda töötavat toimivat objektiivi lähedalt ja näitame reaalselt pilte ja näitame, kui lai see tegelikult on. Ja need, kes ei ole meie ustavad vaatajad, neil on ka põnev vaadata igal juhul. Aga enne kui me päris pildistamiseni läheme selle objektiiviga, näitame siiski natuke lähemalt ka. Esiteks, nagu näete, lai nurk. Ja tal on siin ees siuke hästi kumer lääts ja varjuk on sisse ehitatud. Ja siis kui me zoomime, see varjuk on igas asendis annab maksimaalse kaitse külgvalguse eest. Siin on suumirõngas, teravustamise rõngas ja kui me objektiivi eest ära võtame, siis siin autofookus lüliti, stabilisaatori lüliti, ehk siis jah, see objektiiv on varustatud stabilisaatoriga. Ja peale selle on ta ilmastikukindel, nagu siit servast on ka näha, on siin kenasti selline kummitihend, ehk siis kui me paneme ta kaamera ette, siis ka siit objektiivi ja kaamera vahelt ei lähe meil niiskus ega ka mustus ja tolm kaamera sisse. Me olemegi sättinud siia toomel üles endale selle kaadri, kus me testimegi, mida tähendab 15 mm, mida tähendab 30 mm. Kõigepealt ma teen siit pildi 30 mm pealt. Suubin 30 mm peale, teen pildi, päris hea lai. Ja nüüd ma panen 15 mm peale ja teen täpselt samast kohast, teen järgmise pildi. Ja nüüd on väga hästi näha nagu kahe pildi erinevus, et see 15–30 mm, 30 on lai ja 15 on nagu täiesti haigelt lai. Ma pean ütlema selles, et siin vahepeal käisin pildistamas ka sellega ja ma ei saanud sellega pildistada sellest, et mu statiivi jalad jäid tihti peale kaadrisse, mida mul ei ole varem nagu väga ette tulnud. Need kaks pilti, mis me tegime enne, olid siis tehtud 15 ja 30 mm juures. Nüüd ma panin kaamera ette teise klassikalise objektiivi, mis on 24–70 Tamroni oma ja 24 on ka selline klassikaline lainurk. Ja ma teen ühe pildi täpselt samast kohast, sama kadreeringuga 24 mm peal. Ja siin me saame võrrelda, milline vahe on 24 mm ja 15 mm. Ja kui ma nüüd vaatan, siis see 24 on õige õrnalt võib-olla laiem kui see 30 ots siin objektiivil, aga 15-ga võrrelda ikka ei saa. Ehk siis 15 mm, ülilainurk objektiiv, haigelt lai. Me rääksime sellest, mida tähendab 15 mm, ehk siis kui lai see objektiiv tegelikult on, siis teine oluline omadus on objektiivi juures kindlasti ka see objektiivi teravus. Ehk siis joonis ja joonistamisvõime. Ja kuna mul oli võimalus seda objektiivi mõned päevad katsetada ja ilm oli soodus ja kõik oli lausa ideaalne, siis ma käisin Keilajoal ja käisin ka Trepojal, käisin pildistamas vett ja koske. Ja pildistasin pika säriga, pildistasin lühikese säriga, lahtisavaga, kinnisavaga. Ja siin samas selle video siin all tuleb link, kus siis saab vaadata neid pilte täisresolutsioonis. Mis ma järeldada võin? Esiteks, kui ma enne ütlesin, see laius on lihtsalt vägev, täiesti uskumatu, mõnus. Sai teha väga kihvte vaateid ja asju. Teravuse poole pealt ei ole mul mitte midagi ette heita. Jah, kui hakata väga nagu peenelt vaatama, siis jah, kaadriservad lähevad pehmemaks natukene, kui on kaadri keskosa. Aga see kõik on niivõrd marginaalne, et põhimõtteliselt võib öelda, et see objektiiv on kogu kaadri ulatuses joonistab hea terava pildi, värvi edastusvõime on väga hea. Ehk siis ega siin ei olegi midagi pikalt öelda. See on hea ülilainurkne objektiiv, millel on väga hea pildiedastusvõime ja sellega saab väga vahvaid maastikupilte teha ja absoluutselt loomulikult ka arhitektuuripilte ja interioripilte. Mida siis kokkuvõtvalt öelda Tamroni 15–30 püsiavaga 2,8 objektiivi kohta? Ta on ülilainurk objektiiv, püsiavaga 2,8, ta on ilmastikukindel, ta on varustatud stabilisaatoriga ja ta on väga hea klaasiga ehk siis väga hea pildi kvaliteediga. Aga kuhu ta asetub? Kui tänaseni on siis Tamronil meil, eks ole, 70–200 mm, 2,8 avaga objektiiv, 24–70, ka 2,8 avaga objektiiv. Ja mõlemad siis, eks ole, ilmastikukindlad, mõlemad profiklassi omad ja mõlemad varustatud stabilisaatoriga. Siis nüüd kolmas objektiiv, 15–30, ka, nagu öeldud, ilmastikukindel, 2,8 läbiva avaga ja profiklassi oma ja varustatud stabilisaatoriga. Nii palju häid omadusi. Igal juhul, need kaks moodustasid siukse tugeva duo. Nüüd tänaseks on meil siuke, võiks öelda, kuldne trio.
Ehk siis need 3 objektiivi katavad meil kogu vaja mineva vahemiku igapäevaelus ära. Ülilainurgast kuni teleobjektiivini ja kõik 2,8 ava juures. Ja iga ilmaga ja igas olukorras.